Ülikooli sisse astudes eelistavad naised ülekaalukalt sotsiaal- ja humanitaarvaldkondi ning tehnoloogiaaladel on naisi umbes kolmandik. Suurim sooline lõhe on haridusteaduste valdkonnas, kus vaid 10% tudengitest on mehed. Karina Riive omandas kõrghariduse Maaülikooli Metsanduse instituudis ning asus kohe pärast seda tööle erametsafirmas. Täna on ta muuhulgas ka Eesti raiespordi üks tipptegijaid. Eks ta ikkagi ole tunda, et see on rohkem meeste poole kaldu, aga järjest enam on ikkagi sektorisse sisenenud naisi, kes on väga ägedad tegijad, neid pannakse tähele, neid hinnatakse, austatakse. Minu tutvusringkonnas on väga palju metsanaisi ja ma näen, kui õnnelikud nad on, kui rahul olevad, et nad on just valinud metsanduse enda kutseks. Maaülikooli metsandustudengite seas on praegu naisi umbes kolmandik. Tehnika- ja inseneeria erialadel on mehi 75–85%. Sama osakaal naiste kasuks on loodushoiu, keskkonna ja aiandusega seotud aladel. Selline vahekord on üldiselt püsinud sama aasta-aastasse. Erandiks on olnud geodeesia ja maakorralduse eriala, kus tekkis ootamatult naiste ülekaal, kui eriala nimesse lisati sõna kinnisvara. Kui ta on pelgalt rohkem siin geodeesia või maamõõtmise poole peale, et siis on rohkem meeste eriala, aga nüüd, kui ta on viimastel aastatel ja ka varasemalt on ta meil kinnisvara nimena nagu olnud, et siis on pigem naiste osakaal suurem. Kindlasti see kinnisvara on seal märksõna, mis on siis ajas muutunud. Infotehnoloogia erialadel on viimastel aastatel naiste osakaal mõnevõrra tõusnud ning täna on IT-tudengitest naisi umbes 30%. Samamoodi suure tööpuudusega sotsiaalvaldkonnas ning hariduses meeste huvi kasvu aga märgata pole. Eks kõrgkooli astumine peegeldab meie ühiskonna pilti, et nii nagu meil ühiskonnas on, et meil on rohkem naisi sellistes inimestest hoolitsevatel valdkondades. Ma arvan, et see ei ole meil suur probleem. Ta võib olla selles mõttes probleem, et kui keegi tunneb, et talle see meeldiks ja ta ei julge. Aga ma arvan, et meie ühiskonnas seda probleemi enam ei ole.